oi, tšau, pakin asju natukene kordasin. Vahepeal sai sikutatud siin ühte ja teist ja siis ei viitsinud köisi kohe tagasi panna, et nüüd panen tagasi, aga tegelikult on mõte see, et ei ole kammu midagi ehitanud. Sahtlitega, nagu ma reisisaates rääkisin, on ka plaan ümber ehitada, ega seda ei ole veel jõudnud. Aga ma täna vaatasin, et ma saan kasutada näiteks selle sahtli ära, et selle tõstan siia poole, ongi suke magamisalune magamisaluse laius kohe. Aga mul on mingist, ma ei tea, mitukümmend aastat riivle peal seisnud mingid siuksed rantsid vilkurid. Et mõtlesime, et keeraks need autole külge, et siis need nuppe seal ajal saab paremini ära kasutada ja siis kui kedagi jälle kuskilt tee peale saab sikutada, siis ma olen ise ka rohkem nähtav. Et Remi nüüd näitab, kuhu me need paneme. Mine näita, ma pakin asjad lõpuni. Nii, me lähme siia, ma paneme selle kaameri siia. Kuskil sikene. Võtame kaamera. Paneme need asjad kinni. Ja nüüd ootame vaata. Okei, need on ikka seal. Nii. Näeta neid valgijuhtmeid. Vaata. Neid. Mitte neid kollaseid. Need on need juhtumid, mis peaks sellele minema. Selle virkuli vidinale. Ma keeran nendega pidi. Näed, selle virkuli. See näeb nagu, et see oleks valge, aga tegelikult see on kollane. Siin on kollase pirni sees. See valge ümbrus tunneb nagu, et see oleks valge, aga see on tegelikult kollane. Sa võid selle korra mulle anda, ma näitan, kuidas see vilgub. Ei, mitte kaamera, lambi. Näete sellest? Niimoodi vilgubki. Siukene kollane, teeb pimedaks. Et mõte oli jah, paneksin siia ette. Siin üleval, kus see õhuvõta avad on tegelikult üleval, ei ole radikat, siin on mingid plastikud ees. Aga siia vahedasse saaks selle ilusti ära mahutada, mingi klamber tuleks teha, et siis ta ei takista õhuvoolu. Ja selle võtame siit eest ära, siis me näeme, mis siin all on. Teeme siit mingid klambrid, mille külles see seisab ja nagu Remi näitas, sealt nurgast saab võtta voolu, see voolu otsad lähevad juba sinna laajale lülitisse, et siis ongi lihtne, paneb plõksti ja hakkavad eespalt vilkuma. Lõid külje peale, paneks ka need, kohe näitan. Nii, see tuli on tegelikult päris hea tuli, aga seda ei ole vaja, sellepärast, et tänapäeval on igasugused ägedaid lampe, mis näitavad hästi palju valgust, kuhu saab ka teibi ette tõmmata ja seda õhtu või seda pissile mineku tuld ei ole tegelikult üldse vaja. Nii, see on nii mitte valgust lamp, sain pimedaks tegi see taskulamp. Et see on selle mõttes hea, et selle saad panna niimoodi jope kuhugi rinna tasku külge või midagi ja siis ongi hästi. Jälle panen hädas selle lambiga, siin on need, nii lihtsalt power offi, vagu. Ikka on pime. Ühesõnaga, et siia saab ka panna need vilkurid samamoodi. Läheb ilusti selle raami külge siia ja siit saab otsa ilusti voolu võtta, nii et ja autol on niimoodi, et parem esimene lüliti või parem esimene voolu väljapäält katusel on üks lüliti, ülejäänud 3 trükki on teine lüliti. Ehk et siis selle lüliti alla ma panengi siia ja tahapoole ka need vilkurid ja siis äkki piisab, kuigi mul on 6 tükki kokku, aga vaatame täna äkki paneme 3 või 4 tükki ära. Siuke mõte. Et ja siis siia ettepoole, ma võtan need Remi keskkond ära, need on kõrgemale vaja näidata. Et siia ettepoole, siis tegelikult mul oli ka mõte, et peaks mingid töövalgused panema. Et see on päris siuke suur ja kolakas, seda ei tahaks panna, tahaks midagi minimalistlikku siia ette selle ise tehtud katusraami peale panna, et kui metsas puude vahel sõidad, siis valgustaks niimoodi külje peale rohkem. Et paljud panevad siia ette mingid tulesid või vahetavad need originaal lisakaugtuled ära, mis siin on, aga minu meelest on see lauslollus, sellepärast, et sellel autol on nii head tuled, et mul on ainult ühel autol olnud samaväärsed või veits paremad tuled, need olid need Matrix esituled. Aga see on nagu super hea, teeb siukse ilusa selge valge riba pimedasse, et näeb, kui metsast kitsed tulevad ja näeb ette tee peale ja paned lisatuled põlema, siis näeb veel natuke kaugemale, et nagu ma ei näe mingit pointi hakata siin vahetama neid asju. Võt. Aga lüliti teid seisa tühja, et vaatame, proovime nüüd äkki saame siin midagi lammutada ja ühendada. Ma arvan, et hakkun külje pealt pihta, nendega lihtsam.
ja siis peame auto natuke tahapoole ajama, et täisruumi oleks ja siis toime siin ees remonti. On ju, Remi? Väga hea, sobib. Nii et nii on. Mis sa ehitad? Ma ehitan. Mis teed siis? Tööd? Ma lihtsalt enne minna koha. Olgu, jätku. Käsi on see. Aga mina tegin endale vahepeal uue tööriista. Siin taga on pult, ma ei viitsi kogu seda asja lahti võtta, siis ma tegin väikse pikenduse, et pulti kinni hoida. Äkki töötab, äkki ei tööta, pärast saab teada. Nüüd aga veritab enne pistiku vidin tuleb kuidagi otsa kõik saada. Nii et see oleks õigesti pandud. Et ta siin ka püsiks. Väiksed tüksed vidinad. Täpselt kuidagi kinni panna. Ma kuna need otsad ei peniks, siis ma arvan, et ma natuke kinnutan. Äkki siis on parem. Nüüd kui ma neid pigistan, need on tüksed siredad, et siis ei pigista piisavalt hästi kinni äkki ja tulevad lopsti välja, kui pistikut hakkad sikutama kuidagi valesti või midagi. Vaatame, ma ei ole eriti tinapanija vendega. Aga vahest on juhtunud, et tuleb seda tööd teha. Ja muidugi see trikk ka, et pluss on pluss ja miinus on miinus. Pluss on miinus ja sinine on punane. Et need tuleb õiget pidi pistikusse sisse pista need väiksed augud siin, sest muidu kui on voolu tuleb pidi, siis ei hakka leed tööle. Täpselt nii täpselt, et tegelikult võiks natuke rohkem lõtku olla. Vaatame, kas töötab. Nii, milline nupp see nüüd oli? Siin on nii palju nuppe. Magic! Töötab. Yes. Teised pole veel ja siis on hästi. Nii, nüüd juba ainult loota, et on õiget pidi. Et autol on ümberringi kõik asjad õiget pidi, et pistiku suhtes. Ei ole. Tekkis. Teiselt pool vilgub, siin ei vilgu. Nii, kuidas ma selle nüüd lahti saan? Siin saabub tõehetk number 2. Oh, vägev. Nii, see pistik läks ilusti kinni. Yes, olemas. Nii, kõige lihtsam töö on tehtud. Külla peale vilksti olemas. Nüüd keeruliseks. Tuleb 7, aega on veel. Läheme auto tagasi ja vaatame, mis kapoti all teha annab. Seal tuleks leida üks hea koht, nagu ma enne rääkisin. Koht on tegelikult olemas. Ja sinna tuleb kuidagi ligi saada, siis et sinna panna. Papud ma siin.
nii, kus mul järgmine lamp on? Vilkur, mis iganes. No, see ühe käe karp lähtesti. Täitsa tutikas pole olema karbist väljas käinudki. Tada! Ühesõnaga ma mõtlesin neid panna siia ette. Kui siia vaadata valgusega näiteks, mille me siit kohe organiseerime. Nii. Valgus on rikkis natukene. Läks. Ja sisse vaatame, me näeme, et siin ees üleval on seal taga ei ole mitte radikat, vaid seal on mingi toru. Sest niikuinii blokib radikat, ehk siis nüüd siia iluvõre vahele panna need lambikesed, siis õhuvoolu ei tohiks nagu vähemaks väga minna. Natuke ikka läheb. Aga need tuled oleks siis ilusti varjatud ja samas paistaksid välja, kui vaja on. Et mujale ma neid ei oska siia kuhugi panna, et ma ei taha siia mingit lisa konstruktsioone või värke või mingid auke kuhugi puurima hakata, et ei ole vaja. Et ei saa neid kuidagi siia ilusti panna, kui ma stanga külge saaks panna küll, aga siis võib kergesti katki minna, et see oli hea mõte. Ehk et siia taha tundus kõige parem mõte, aga ma ei tea, kuidas siia taha ligi pääseb, siin on siin on mingi torksid, aga need torksid on täpselt sellises kohas, et ma ei tea, kuidas sinna saab ligi. Aga mõtlema. Inevesel on tegelikult see teema ka, et saad registreerida ära, et sa saaksid, mis on siis? Muidu autoga kaasa tuleb see kasutusraamat, aga saab regada, et saada siis hooldusraamat või mingi remondiraamat või ma ei tea, kuidas seda eesti keeles nimetatakse. Aga see võtab kolle kaua aega, internetis räägivad, et 1,5–2 kuud läheb aega, enne kui sulle ligipääs antakse, et ma tegin selle mingi aeg küll ära, aga siiamaani ma ei ole veel ligipääsu saanud. Raamatus on muidu kõik siis kirjas, millal mida teha, kuidas teha ja kui tahad midagi kuskilt lahti võtta, siis on seal ka kirjas, et mis järjekorras, kus kohas pead lähenema, et ei pea siin hakkama nuputama nagu mina praegu. Pole õrna aima, kuidas ma selle siit lahti saan. Alguses oli küll mõte, et siit ülevalt keeraks midagi eest ära, aga kui ma siit vaatan, siis oota see viilama uuesti. Siin läheb huvitavaks, siin on mingi plastikvõre ja see on nende kruvidega kinni. Ja aga see iseenesest ei ole nende kruvidega. Need on nagu siit, ma ei tea, kus need on. Äkki tõesti on see siit vaja ära võtta. Et see tundub siuke eraldi tükk olevat ja siin on see, et tüüblid, mis hoiavad seda voolikut ka, mis siin radika seda tuult takistab, mille ette me lambid tahan panna. Põhimõtteliselt siia külge saaks teha mingid kinnitused ka. Aga see muud ei jää, kui proovida, siin jupa ja palju kruvisid on. Kardan, et kui ma selle kõik lahti keeran, siis ma keeran midagi muud pekki siin. Tehtud. Käes. Minu käes. Täitsa enda käes. Ei olnud midagi hullu. Poldid lahti ja vooliku klambrid ja selle kapotitrussi klambrid lahti ongi olemas. Siin sees on siuke mõnus mingi tugevdus tehtud, mulle lähedalt meeldib see. Ma ei tea, mille jaoks on, aga äkki see on selle jaoks, et kui ma ei tea, sõidad kuhugi võssa, siit mingid asjad radikasse lähed, see paistab siin päris siuke tommine metallist tükk olevat. Ja vints paistab ka siit alt. Väga käsi maa vahele. Nii, aga nüüd on step 2, kuidas me seda lampi nüüd siia paigutama hakkan. Tuleb mingi kinnitus välja mõelda. Aga see mulle meeldib, nuputada mulle meeldib. Kell on alles 7:30. Nii vähe, aeg on veel, tegeme edasi. Põhimõtteliselt on asi lihtne, mul on siukest alumiiniumlatti ja seesama tugevdus, mis ma siin enne näitasin, selle külge saaks panna ühelt poolt neediga, teiselt poolt neediga ja teha siukse
kandilise raami ja siis raami külge panna tuli siit juhtme koha pealt auk läbi puurida ja siis hoiaks nagu, ma arvan, et päris hästi kinni. Ja lihtsalt küsimus on see, et ma pean, kuna tala on viltu, siis ma pean selle panema viltu sinna külge, väänama ära, aga siis pean ka teistpidi kuidagi alla väänama, et natuke mõtlema, kuidas ma selle nurga siia teen, nii et piisavalt tugev jääks ja ma seda alumiiniumi pätki ei murra. Aga tundub, et hakkab looma, niimoodi saaks ju panna küll. Võib-olla natukene vedel jääb, aga ei tea, proovima. Jääb liiga vedel, siis saab siia keskele panna mingisuguse puksi vahele ja nipukaga kinni tõmmata, et ta ei vedeleks keskelt. Vot. Nüüd on vaja see nurk kuidagi välja mõõta. Nii, päris lahe vidin tuli välja. Täitsa nagu päris peaaegu minu parima teadmise ja käepäraste vahenditega tehtud jünni. Nüüd tuleb see kuidagi sinna veel kinni ka saada, siis oleks eriti hea. Vot siuke värk, aga ma ei viitsi täna enam teha. Kell on 9, nikerdamine võtab palju aega. Et jääb homseks, homme pärast palgatööd. Saab edasi nuputada. Äkki tuleb vahepeal mõni hea mõte, teen kõik ringi hoopis teistmoodi. Ka seda on juhtunud. Nii et tark ei torma ja mõtted tuleb lõpuni mõelda. Vot. Nüüd on nii. Homme näeme. Igavene jama lugu on. Jama lugu on see, et küll on jõuluaeg, aga päkapikud ei olegi abis käinud mul siin. Vidi, mis ma eile tegin, on ikka siin külge panemata. Ikka peab ise panema. Vot, aga eks ma nüüd siis leiutan siin. Ütleme nii, et mingid paremat mõtted töö jooksul ei tulnud ka, nii et jätkame seda mõtet, mis eelmine kord oli. Vaatame, kuidas selle pea siis kinni nuputab. Nii, valmis hakkab saama, et lähenesin eriti lihtsalt. Puurisin siit augud läbi lihtsalt, et poldiga kinni mõlemad poolt. Värvisin natukene ära need augukohad, et roostetama ei läheks. Paistis mingi suukene mitte alumiinium, mingi teine metall olevat. Võib-olla ei ole ka, ma ei tea, vahet ole, ühesõnaga nüüd on natuke värvitud. Siis siia keskele, et ei viibreeriks nii palju, panin siukse asja, ma ei tea, mis asi see on, aga mingi, ta on nagu svammi moodi, aga tammas ta ei võta vett sisse, ta ei lähe märjaks. Ja ta on siukene nagu tihe ja tugev, mingi klots. Kas ma seda suurema tüki panin? Suurest tükist saagisin selle väikse tüki ära. Oli siin kuskil.
et mingit tehnikat ma kunagi ostsin ja siis see oli seal vahel nagu hoidis mingeid asju üksteisest eemal. Täitsa, siin on. Võt, siukene suur klõts oli siis tegelikult. Ma kunagi ammu mõtlesin, et ma viskan minema, siis ma mõtlesin, et kurat ei viska, et äkki läheb vaja. Ta oli mul muidu ka jälle garaaži väikse ukse taga selleks, et tuulega ukspiraki vastu töölauda läheks, mis õues on, siis see pehmendas ära. Ja nüüd siis leidis kasutust sai sealt väikse tüki välja võtta ja selle panin siia vahele kinni. Nüüd on vaja poldid kinni keerata. Juhe siit äärest sinna, kus see, mis Remi näitas, see õige koht on. Et nii liht ongi ja siis nagu võiks töötada. Et Remi mul täna abiks ei ole, Remi ei haigeks, ta on natuke palavik, aga ei rulda, küll ta saab terveks ja siis me ehitame koos jälle. Aga ma pean nüüd auto varsti kokku saama, et saaks poodi minna süüa ostma, sest avastasin, et külmkapist on piim ja juustud ja vorstid ja kõik on otsa saanud. Keegi on ära söönud kõik. Ma ei tea, kas see keegi oli, ma peeglisse igaks üks vaatan, mul siin peeglit ei ole. Aga tuleb varusid täiendada sellega. Võt, nii et paneme kõik kokku tagasi ja vaatame, kas töötab ka. Nii, juutmed. Ma nüüd otsapidi seal. Probleem on selles, et need ei tule siit kuhugi kaugemale. Ja siin ma ei saa neid kuidagi tinutada. Et ma pean nüüd mingi süsteemi välja mõtlema, et lõikan selle plastiku siit otsast ära. Ja siis pean kuidagi klemmid siia otsa panema, tangidega siit kuidagi vahelt tukerdama ja proovime neid kinni pigistada. Võiks võinud teha natukene pikema, et oleks siit välja ulatanud ja nikerdada ja pärast panen nipukaga kinni, et see on nii täpselt tehtud on. Ja võib-olla mingid spets, ma ei tea. Ma ei usu, et mingid spets asjad on millega neid kinni panna. Just mõtlesin, et kohe saab valmis. Nüüd on mingi järgmine probleem. No mitte probleem, aga takistus, mis võtab mingisugune 3 tundi aega jälle. No, siis on nii. Ei, selles mõttes ei kurda, tore, et need juhtmed olemas on. Vanasti ma pidin ise siit kuskilt otsima koha, kust, ma ei tea, pedaali augu vahet või kus iganes neid juhtmed endale vanadele autodele vedanud. Aga siin on kõik olemas. Kõiguks on mootori kunagi puhtuks pesta. Olen selle autoga juba aasta aega sõitnud, aga mootorit pole saanud kordagi puhastada. Oleks ilusam äkki. Muidugi see maastiku suutlikkust ei mõjuta, aga korra puhtuks ikka teha. Võt, olgu, ma nüüd nuputan, kuidas ma neid juhtmeid ära saan ühendada. Nendega, mis seal on. Palju aega läks? Tund. Valmis, olemas, korras. Et ühe pistiku sain pressida otsa, teise pidin tinutama otsa ja siis kinni pressima ja siis tõmbasin need termokahanevad rüüd peale ja
ja suletasin kinni ja vaatame nüüd, kui ma siit nuppu vajutan, kas juhtub midagi. Ongi, palun. Tagumine, vilksti. Ja esimesed vilkstid. Täitsa vägev, täitsa töötab. Silma paistab. Väga lahe. Nüüd on korras. Kui kuskil keegi nüüd tee ääres, kui ma sõidan välja tõmbamas, siis ma saan nüüd julgemalt välja tõmmata, et teised näevad mind, kui ma seal tõmban, sest vahest on see, et on vaja kuidagi viltu tee peal olla. Üldiselt siis on keegi ootusvestiga väljas ka, kui on vaja natuke liiklust korraldada või midagi, et inimesed on üldiselt mõistlikud, aga parem on, kui ennast näha on ka paremini. Näe, siinpool vilgub ka ilusti. Täitsa nagu päris. Väga lahe. Väga lahe, täitsa tips-tops. Päris ilusti tuli välja. Täitsa nagu peakski nii olema. Väga lahe. Läks hästi seekord. Pusimist oli kõvasti ja kätega kuskilt mootori vahelt, aga sai tehtud. Võt, praegu rohkem aega ehitid ole, et jõulud ja värgid ja muu elu tuleb jälle peale. Proovin ikkagi neid reisisaateid sinna YouTube'i ka vaikselt teha, et varsti peaks saama see valmis, kuidas me Püreneelt koju sõidame. Ja ka igasugused Pürenee memuaarid, mis me seal viimases ägedas kanjonitega laagripaigas muljetasime, et mis kellelegi meeldis ja eks ma vaatan jooksvalt. Tegemist on veel küllaga. Aga jah, siia ette tegelikult ma vaatasin, et siia sobiks ilusti siuksed, võib-olla isegi kollased töötuled, siuksed väiksed, mis näiteks siis diagonaalis kõrval, et kuskilt on vaja kitsas kohas sõita või kuskil mingid metsarada ei saa päris hästi aru, kui lund täis on, siis need tuled annavad kindlasti päris palju juurde. Või samamoodi kedagi kuskilt välja sikutades oleks hea, kui näeks nagu ilusti kuhugi. Kusjuures ma tegelikult mõtlesin, et müüakse siukseid lampe ka, et lambil endal on ka mingisugune Bluetooth või mingi lülitus sees, et paned paneeli, paned lambid autosse valmis, lased voolu peale, siis nad kohe veel tööle hakkavad, siis on eraldi pult veel, kus saad siis need eraldi nupuga vajutades juhtuda. Neid peaks uurima, mis variandid seal on ja mis need maksavad. Siis saaks neid töötulesid rohkem panna, et saaks pannagi, et ettepoole ja külje peale ja tahapoole ja mine tea, kus kohas need vaja läheb. Jään ise kuhugi kinni, mis kasvusest on, kui mul siit tuli silma paistab, kui mul on vaja siia kuhugi külje peale näha. Vot, siuksed mõtted, aga olgu. Saime nüüd valmis ja vaatame, mis ma siis järgmine kord välja nuputan, kas hakkan sahtlid ehitama või tuleb mingi muu tore mõte. Nii et aitäh, et vaatasite, like and subscribe ja tada!